bracing for the wave. Stay in, phase it come with me. How come? Who's it really for? Are we really keeping score? Lately, I've been up lately. Kasi piksuk pa. Wishing I could run before I learn to walk, but maybe it's okay to not know it all. Feeling 2 feet tall, I can't seem to shake it off. Are we reaching higher places only to fall? Maybe I don't know it all, 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 don't know it all. Calling an offer and draw a number. Kas lähme paneme lindudele süüa? Jaa. Confuse the others, embrace discomfort. Kas maha on kukkunud, jah? Just, pats sisse. Tubli. Nüüd on kõik tagasi ilusasti uuesti, jah? Meie saame tuppa minna. Me panime ära, jah? Nii. Teeme paneb ukse kinni. Talun, kas tõmbate alla? Meie majapidamises tähendab kelgutamine seda, et Elli kelgutab oma titasid. Ta ise väga ei fänna kelgu peal olemist, aga talle väga meeldib tea oma titadele. Kas pingviin teeb tata? Oh, mis see on? Just, see mis on? Mis see on? Auto. Mis täht see on? Nagu müts. Tere ilusat hommikut kätte nüüd 23. jaanuar ja ma otsustasin täna, et ma hakkan lihtsalt kuskilt otsast hommikul telefoniga filmima, et siis äkki mul tuleb päeva peale ilusasti mott, et teha üks vlog üle pika aja, sest mul endal on nii kahju, et ma ei ole siin vahepeal mitte midagi filminud, kuna minu jaoks YouTube on siuke mälestuste arhiiv täielik, et ma tahaks nagu nii palju Elli lapsepõlve suuta siia jäädustada kui vähegi võimalik, et praegu mul ei ole väga palju videomaterjali olnud ja see on natukene kurb, aga asi oli lihtsalt selles, et kuna ma olen nüüd töölainel tagasi, siis lihtsalt ajaline ressurss on väga piiratud, et ma olen väga-väga selles mõttes privilegeeritud ikkagi, et ma saan olla täiskohaga kodune ema ja ma saan teha siis sellel ajal tööd, kui Elli teeb oma lõunaund või läheb õhtul varem magama kui mina, kui ta on vanavanematega, kui ta on peikaga, et mul on siuke hästi paindlik töö ja ma olen nii tänulik selle eest ja ainus põhjus, miks ma tegelikult hakkasin ikkagi tööd tegema on see, et ma olen natukene selles osas võib-olla stressaja või nagu ülemuretseja, et ma ei taha elada säästudest, aga mul sai ju vanemahüvitis läbi, et ma tahan, et mu säästud püsiksid mu säästudena, et ma tahan, et ikkagi mingisugune sissetulek oleks selle ajal, kui ma pisikesega kodus olen. Nii et ma otsustasin võtta siis jah, et mul on 3 klienti täna, keda ma haldan ja käin ühte podcasti tegemas ja teen ka nüüd koolitusi natukene tihedamalt kui enne, et loomulikult mul päris nii palju aega ei ole, et kogu aeg tööasju teha.
aga algul oli väga lappesse, sellepärast et mul ei olnud seda töörütmi veel sees, mis tähendab, et mu uni kannatas, ma magasin mingi 5-6 tundi öösel ainult, mis minu jaoks ei ole jätkusuutlik. Trenn hakkas logisema, ma ei jõudnud mitu kuud siin üldse trenni, nüüd ma võtsin Sportlandi väljakutse vastu, nii et see tähendab seda, et ma olen sundinud ennast suusatrenni, mis on olnud üliäge. Ma loodan, et see jätkub ilusasti, sest tegelikult ma olen nüüd, mulle tundub, tööprotsessid paika saanud. Ma tunnen kliente juba väga hästi, mul on käekiri paika loksunud, sisuformaadid ka, et siis läheb alati see tööprotsess natukene kiiremini ja paremini. Aga pisikene ühesõnaga teeb praegu oma lõunaund, mis tähendab seda, et on minu tööaeg kätte jõudnud, et ma hakkan tasapisi selles osas ka toimetama, et kõigepealt teeme kodused asjad ära. Võtame pesust asjad välja, paneme kuivad asjad ära, koristame natukene, sest see on üks asi, mis on meil endiselt lappes, et selle jaoks mul nii palju aega ei ole, kui ma tahaks, et minu aju funktsioneerib kõige paremini siis, kui kodu on täiesti nagu korras, aga väikse lapsega on ikkagi see, et me ju kogu aeg mängime, nii et midagi on kuskil ikka pillapalla. Pean lihtsalt harjuma, ei ole hullu. Aga jah, hommik oli meil juba tegus, pisike magas nii kaua, et tärkas kuskil natukene 8, nii et meil läks väga kiireks kogu see asi, käisime hommikul võimlemas ja siis, kui jõudsime, siis kelgutasime, mitte Elli siis oli see, kes tõmbas kelku, et tal väga kelgu peal endal olla ei meeldi. Aga jah, ühesõnaga, hommik on olnud tegus ja jätkame samas vaimus, võtame ette kõik tööasjad ja siis räägime teiega juba, ma arvan, kui Elli ärkab. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows, you were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warmth. Oh, I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. See oli hea tutuda. Popsti. Kas tema tahtis jäätist süüa, ütles praegu või? Lähme käime pissil ära ilusti, jah? Opst. Nii, mis me joonistame? Vau. Koonu, üks kõrv, kael. Ja see võib-olla tuleb natuke rohkem dinosaurus. Just. Niimoodi. Mis see on? Just. Jaa, emme sooviks kooki palun. Kui sul on, siis õunakooki. Tõepoolest, emme lemmik õunakook. Kas panen sealt uuesti sooja? Kui issi koju jõuab, siis nad on ka ilusasti valmis. Väga hea, võib-olla kuumust ka natuke juurde. Just, väga hästi. Ja nüüd see on tuline, nüüd peab ettevaatlik olema, jah? Sul on õigus ja ettevaatlik peab olema sooja ahjuga. Ja sa võid võtta kinda, siis on parem. Väga tubli. Nii palju kooke. Ühtegi nii alt viisa. Me lähme varsti lumelauareisile. Nüüd ma tahtsin pisikesele juba tasapisi tutvustada seda lumemaailma Tiitaga koos. See on nagu väike metsamõmmi. Kas sa viskad ennast selili? 3, 2, 1 ja Kas teed lumeinglit ka? Just, täpselt! Saad püsti? Saad!
Pika jõudis vahepeal koju, mis tähendab seda, et ma panin kiirelt suusariided selga, et tulla veel teha üks viimane trennikene, enne kui mul on Sportland Kõrvemaa 4-ürituse suusamaraton pühapäeval. Arvestades ma 3 nädalat tagasi ei osanud veel absoluutselt suusatada, ma ainult kukkusin ja ukerdasin, siis natukene sürr on öelda, et ma lähen suusamaratonile, aga vähemalt mul oli mõistus peas ja ma ütlesin, et 19 kilomeetrit, no never gonna happen, nagu 3 nädalaga ma nii hästi küll suusatama ei õpi, aga 5-kilomeetrine distants tundub täitsa tehtav. Ma olen nüüd käinud täna mul siis 7. kord suusarajal ja ma olen 3 korda käinud ka päris treeneriga siis grupitunnis, kus ma ütleks, et ma kõige rohkem olen arenenud üldse, et nüüd ma vähemalt olen võimeline natukene liuglema ja suudan isegi nautida seda protsessi. Seega lähme teeme ühe kiire sutsaka veel enne pühapäevast võistlust. A place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Kas meie lähme teeme süüa? Ei tee süüa või? Aga mis siis sööb koju jõuab? Lähme teeme kapsiautist. Tule. Ma sain alles väga Marja Lemmelise lapsega teada, et kui sul on vaja riiete pealt saada ära Marja plekke, siis keemvesi teeb mingit imeasja. Ja tüüd. Oma vasikaga. See on tema tita. Kell on 9:30. Pisikene jäi just ilusasti tuttu, ta magab meil nüüd oma voodis, mis on täiega end of an era. Ma natukene juba igatsen seda, et ei ole meil enam nii pisikene, et meiega on kaisus magada, aga talle endale väga meeldib ta tuba ja ta voodi ja me tavaliselt loeme mõned raamatud enne kui ta tuttu läheb ja siis laulame ja siuke 10-30 minutiga ta meil siis tavaliselt magama jääb ja mina tulin nüüd siis arvutisse, et natukene tööd teha. Mul on vaja 2 videokontsepti ära saata ja siis üks metareklaam seadistada, seega ma teen selle ära ja lähen ka tuttu, sest homme on meil taaskord tegus päev. Täna juba puhusime neid õhupalle täis, aga homme on veel päris palju teha, sellepärast et Peika isal on juubel ja siis ma aitan mingite asjadega nii palju kui võimalik on. Aga jah, ma teen tööasjad ja näeme teiega juba homme. Tšau! Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new.
watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. Kes jookseb? Jaanis jookseb kõigest väest, lähevel seisma jääb. Just! Viu vä? Now. Kes see on? Papagoi. Tere ilusat hommikut kätte, nii on nüüd laupäev ja ma lihtsalt täna hommikul I couldn't be bothered. Ma tulin poodi tuimalt pidžaamas, sest isa helistas, ütles, et ta läheb võistlustele Tallinnas täna, nii et ta toob ema meie juurde nii kauaks chillima ja kuna mul ei ole hetkel midagi talle pakkuda, siis ma tulin haarasin kiirelt pastlakuklid, võileivamaterjali ja kuna me õhtul peame minema nagunii Peika isa sünnipäevale viima õhupalle, mis on juba täis puutud, siis ma ostsin ka suured prügikotid, et need oleks kuidagi natukene lihtsam transportida. Aga nüüd koju tagasi ja lõpuks pessu. Pärnu vanaema vanaisa, jah? Seda saab joonistada, jah? Late night strolling, far from home and horizon looking like a sunset dream. Midnight talking, water crashing, evening Ja viska nii feeling kaugele, like kui a postcard. Viska kahe käega. Cause it's just us two dancing with the moon. I am trapped around you. Ja sa oled valmis tantsima! Yeah! Tantsin seal, tantsin stopp. Kas sa soovid öelda, et sul on lõunatoidu aeg? Pisikene teeb oma lõunaunni, et ma mõtlesin, et ma teen kiirelt inventuuri nendes asjades, et mida meil veel vaja on lennureisiks, kuna me lendame kahekesi, sest Peika läheb autoga, siis mul on vaja korralikku arsenali, et teda lõbustada, kuna me lendame sel ajal, kui ta peaks ärkvel olema ja ta ei ole väga selline neiu, kes sooviks paigal püsida, ehk et lihtsalt toolis istuda ja olla. Ehk et vaatame, ma leidsin mega ilusa kohvri. Või noh, minu arvates mega ilus kohver, see on see, kuhu ta saab peale istuda ja ma saan siis seda tõmmata mööda lennujaama ringi, mis on ülikasulik, ma arvan, ta juba kodus on selle peale roninud ja soovib sellega sõita, nii et mul on kõrged ootused selles osas. Iseenesest on siuke kohver ka, mis käib poodiks justkui kui tahta, aga kuna ta meil ei maga lennukis kindlasti, siis selle jaoks meil seda vaja ei ole, aga meil on olemas nüüd, ma vaatan. Kleepsuraamatud, kõige olulisem asi, see on see, mis teda kõige rohkem hoiab tegevuses minu arvates. Järgmiseks tegelusraamat. Seda ma olen ka autos näinud, et see on üks ta lemmikuid asju ja siis kui me Islandil käisime, siis ta mängis sellega ka kogu aeg. Mõned raamatud. Ideaalis sellised, mis on klapiga, sest nende tagant tal meeldib täiega otsida kõiki asju, mis siin all on. See on meil siuke tried and true, alati käinud kaasas igal pool, kus me oleme ja ikka veel talle täiega meeldib see. Siis ma ostsin sellise asja, sest ma kahtlustan, et paberi ja pildikatega ma päris ei julge taga lennukis, sest ma arvan, et kõik klaasid ja kõik asjad oleks täis värvitud, nii et ma mõtlesin, et ma proovin sellist asja, et kuna tal joonistada täiega meeldib, et siis äkki saab siia peale joonistada. Snackibox. Ma arvan, et snackimine saab olema see, millega me enamus oma ajas sisustame, kuna sellele tüdrukule meeldib süüa, mis on ka arusaadav arvestades, kui palju ta liigub. Ja tegelikult ma küsisin Instagramis teiste käest ka, et mis on need must have asjad. Ma vaatan lihtsalt, kas siit listist on veel midagi, mida mul ei ole, mida kindlasti peaks võtma nii. Korduvkasutatavad kleepsud. Popit. Jaa, ma lähen toon popitiga. Leidsin! Elile kingiti siuke käekotikene, kus on popitid. Ehk et ma arvan, et selle paneme ka siis ilusasti kotti kaasa. Ja nüüd tuleb lihtsalt palvetada, et see kuidagi õnnestuks sellepärast, et meil lennud on ka niimoodi, et lõunauni on küsimärgi all, et kas ja kuidas me saame seda teha. Aga
go with the flow, eks? Nii et kui kellelgi on veel häid lennukiga lendamise soovitusi aastapoolasega, võite mulle märku anda, igasugune abi kulub ära. Nüüd aga lähme teeme snäkivaagna ka õhtuks ilusasti valmis, sest meie ülesanne on see kaasa võtta. These days are running Sikkes vä? sunsets and shores far from home. Sa sööd teise ise ära. Ilke, Pärje tuleb. Pärje juba tuleb, võtab meid peale. Kas meie lähme nüüd? Lähme paneme riidesse. Lähme vanaisa sünnipäevale. Vanaisa saab 55. Lähme, jah? I had it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. But then you came around. Kas ta sööb midagi? When fate has its way and things fall into place. All the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure love was a good detour. Love was a good detour. Well, I had the mountains on my mind, but I was supposed to find share these moments with someone to share this life. When fate has its way and things fall into place. Kell on 9, me jõudsime just koju ja hakkame kiirelt nüüd toimetama, et Elli saaks ikkagi enam-vähem õigel ajal magama. Aga nagu nii tore sünnipäev oli, see oli siis Peika isale täiesti üllatus. Tal on õrna aimugi, et poisid võtsid ta kõigepealt peale, viisid ta Kõrvemaale mootorsandliga sõitma ja kui nad tagasi tulid, siis oli terve sõpruskond kogunenud kohale ja meil oli siis aega mingi 3-4 tundi, et kõik üles sätid, et oleks kaunistatud, et toidud oleksid valmis. Ehk et suhteliselt intensiivne. Vahepeal sain seal proovida 2 lapse ema olla 10 minutit ja ma olin nagu wow, how do you guys do it now? Üks jookseb ühes suunas, teine jookseb teises suunas, aga samas ülitore õhtu. Lastel oli nii fun ja mina olen täiesti kutupiilu. Ma mõtlen nõudlusega selle peale, et homme ma pean minema suusamaratonile. Näitab, et aegviidus on -15 kraadi. Täna meil siin maal on -22. Mulle meeldib küll talv, aga see on natukene liiga krõbe. Igastahes, me läheme nüüd tuttu ja näeme teiega juba homme. Niimoodi. Teeme toop vä? Ja me ei saa päris hästi aru, mida sa tahad. Sa tahad seda teist kasti täita, klotse ka veel vä? Vau, aga vaat kui palju meil siin on juba. Teist tahad ka veel vä? No oleme toome teise ka siis. Nüüd sa saad rongidele, jah? See laps on lihtsalt maailma kõige puhtamate kätega laps üldse, ta kogu aeg peseks käsi hea meelega. Tere ilusad
hommikut kätte jõudnud pühapäev, õues on -16 kraadi ja mina lähen kõrvemaale suusatama, ma pakingi kohe oma suusad ilusasti autosse, aga ma samal ajal üritan oma peas välja mõelda, et kumba ma teen, kas ma lähen starti ja panen täiega, nagu nii palju kui torust tuleb, mis tõenäoliselt on mingisugune 40 mintsaga 5 kiltse algaja kohta, ma arvan, et on tegelikult täitsa okei. Või siis ma lähen kulgema ja dokumenteerin seal seda rada ja asja, mu esimene suusavõistlus ikkagi, ma ei tea, siis ma lihtsalt võib-olla jõuan nii hilja finišisse, et nad tahavad juba uksed kinni panna, aga vaatame stardis, kuidas tunne on ja lendame peale. Üliilus ilm on iseenesest, päike täiega paistab, ma tahaks teile ka näidata, aga see objektiiv ei näita seda. No uskuge mind, väga ilus on. Aitäh sulle! Tuletan meelde, et Milano Cortina olümpia on algamas. Ma jõudsin ilusasti kohale, tunnikene on veel stardini ja mul on nii kahju, et täna on nii külm, sest ideaalis ma oleks tahtnud ikkagi seda teha siukse perepäevana, et Peika ja Elli oleks ka kaasas, aga kui õues on -16. Ja siin nagu otseselt siukest sees olemise kohta ei ole, et kõik ägedad asjad lastele ka on õues pigem, siis nad jäid seekord koju ja ma proovin siis siin üksi ilusasti toimetada ja hakkama saada. Ma natukene muretsen selle pärast, et kuidas mul suusk üldse libiseb, sest ma olen ühe korra käinud -16 sõitmas ja siis nagu 0 üldse ei libisenud, et ma lähen vaatan, äkki poisid oskavad nõu anda, kas peaks midagi tegema veel nendega ja panen endale numbri ja proovin natukene sõita ka, vaadata, mis meil siin siis toimub. Be still, my beating heart, be still, my restless mind. I'll take you in and comfort you, and be still, my worried mind. Oh my god, I actually did it! Ülipõnus oli. Ma üldse ei arvestanud sellega, et võib-olla me ainus, kes raja lukerdab, kes meid oli väga-väga palju. See tegi nii lõbusaks. Esimesed 2 kilomeetrit ma lihtsalt üritasin mitte kellelegi otsa sõita, mitte kellelegi kepiga anda, sest seda toimus väga palju seal. Aga sealt edasi ma natukene filmisin, siis ma jäin tahapoole ja see oli ülimõnus, sest ma sain päriselt kui uisusammu teha. Ma arvan, et kogu 5 kiltsa peale mingi 1 kiltsa enam uisusammu teha, ülejäänud aeg oli kas tõusu sukerdamine või siis laskumine. Laskumine oli lebo, sest suusk hakkas täiega kinni, mis talle saati endale ise hoogu juurde andma, nii et isegi need kohad, kus olid ohtlik laskumine, sain ilusasti tehtud. Ühe korra kukkusin, aga mitte sellepärast, et ma oleks kuidagi laskumisel midagi valesti teinud, vaid sellepärast, et ma hakkasin mütsi sättima ja mu keppi jäi kuhugile kellegi taha kinni ja siis ma panin mäsa. Aga ma ütleks, et väga edukas, arvestades, et 3 nädalat tagasi ma ei osanud veel suusatadagi, nüüd tulla teha 5 kiltsa easy breezy, kell näitas 36 minutit, ma ei tea, mis ametlik aeg on. Ja mind lohutus rajal väga seega, et üks hetk meil teed siis ristusid profidega ja ma mõtlesin, et ju on asi selles, et ma ei libise lihtsalt selles, et nagu ma olen kehv, on ju. Aga isegi profid ei saanud väga seda sammu libisema, et see -16 ikkagi hoiab seda suuske kinni. Aga vaated, nimekad. Mul on tunne, et ma pean lihtsalt siia sõitma teinekord trenni tegema, sest see 5 kiltse läks nii kiiresti, nagu nii kiiresti lendas lihtsalt mööda, sest nii ilus oli igal pool kaegvad paremale. Oh my god, vasakule, oh my god. Nagu kui te kujutate ette neid TikTokke, mis on levil tehtud, vaata hästi lumine, päike paistab. Nagu täpselt see sama oli siin rajal. Ma paar korda proovisin filmida ka, aga mega raske oli pärast seda, kui käsi on jääkülm, saada kinnast uuesti kätte. Nii et ma mingi 3-4 korda ainult proovisin filmida, aga nii mõnus lihtsalt ja terve päev on meil ees ja minul on juba ilusasti trenn tehtud. Seega lähme nüüd sossusse autosse ja stardime tagasi kodu poole. Someday I'll find home.
picture in my ümber, jah. mind, a place where I can go, and you'll be always mine, Jaa, palun. always mine, Talle ka njam. always mine. Just love has passed Siis sulle annaks ka ikka, on ju? like the seasons do. I can see the sun. Pisikene jäi just ilusasti tuttu, mis tähendab seda, et mul on taas kord arvutiaeg, aga ma tahtsin enne ka päeva kokku võtta ja nagu see hommikune kõrvematripp oli nii äge, ma juba ära oodata, et Elli oleks juba seal vanuses, kus ta saab minuga koos käia nendel rahvaspordiüritustel ja saab ise neid nii-öelda lastevõistlusi kaasa teha, see oleks nii äge, sest minu arust see on nii tore melu ja see annab nii palju inspiratsiooni, et päriselt ka liikuda. Et ühesõnaga mul on nii hea meel, et ma selle väljakutse vastu võtsin ja ära tegin. Nüüd aga mul on vaja natukene arvutis veel asjatada ehk et teha järgmise nädala to-do list valmis, siis klientide produ to-do list valmis järgmiseks nädalaks ja ka pakkimisnimekiri, et meil oleks kõik asjad olemas suusareisiks, et kui veel midagi vaja on, siis ma jõuan veel tellida. Aga ühesõnaga ma proovin need asjad kiiresti ära teha, et ma jõuaksin ka enne 12 ikkagi tutti ja saaksin loodetavasti 8 tundi und. Aga teiega ma arvan, et me näeme juba suusareisil, seega tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark